on siis algas meie õige salvestus. Kohe jagan ka ekraani. Kuna ma käin kahe vahel, ma jagan päriselt ekraani. Sellepärast, et ma alustaks kõigepealt esitlusega, kuna seal on osa teemasid kirja pandud, mis jääks teile ka niimoodi ilma salvestust vaatamata. Ja pärast tuleb ka siis see, kui me päris keskkonnas käime ringi ja vaatame. Niisiis, aitäh kõigile, kes täna siia said kuulama tulla ja vaatama tulla. Teeme ka salvestuse, saab hiljem järele vaadata ja kes ei saanud täna tulla, saab ka vaadata pärast. Nii, ekraanil on teil siis selle uue keskkonna avaleht, ehk siis kes iganes selle juhtimistöölaua aadressile tuleb, sellise ekraani peale ta jõuab ja olenevalt siis, kas tal on nüüd kasutajakonto, saab ta sisse logida või tal ei ole kasutajakontot ja ta ei saa sisse logida. Aga sellest siis hiljem. Ma siia slaididesse jätsin ka need paar slaidi, mis räägivad siis, et mis see rajukeskkond üldse on. Pikalt ma siin ei räägi sellest, et kahtlemata see raju juhtimistöölaua keskkond on raamatukogude statistikakeskkond. See on koht, kus me siis haldame, et millised statistilisi näitajaid me üleüldse kasutame. See on keskkond, kus me toome seda andmekorjet, ehk siis kus raamatukogud sisestavad andmeid, kus me saame korraldada ka küsitlusi võib-olla, et ei ole keegi siin raamatukogu töötaja sisestamas, vaid võib-olla on siis meil nagu rahvaraamatud teevad rahulolu küsitlusi, et me selle keskkonna vahendusel saame teha. Ja kahtlemata tahame tuua ka andmeid otse raamatukogu süsteemidest ja teistest keskkondadest, kus vajalik on, et ei peaks käsitsi sisestama. Ja loomulikult andmeid saab ka kasutada, mitte ainult nii nagu vana keskkond, kus me sisestasime ja tegelikult ju kasutada raamatukogud ei saanud neid andmeid, siis rajukeskkonnas saab ka neid andmeid kasutada kõikides siis tagasiulatuvalt kuni aastani 2004, nii palju, kui meil siis elektrooniliselt andmeid on. Sellest keskkonnast on meil haldusliides, sellest me täna räägime, see on see keskkond, kuhu te sisse logite ja kus te oma tööd teete. Aga tuleb ka avalik vaade kõigile huvilistele, kus ei ole mingit sisse logimist, saavad vaadata andmeid raamatukogude ja nende tegevuste kohta. Kuna meil siin juba on raamatukogude kohta palju andmeid, mitte nüüd palju, aga kõikide raamatukogude kohta on ikkagi olemas nimed, identifikaatorid, kontaktandmed ja nii edasi, siis sellest on kujunenud nüüd ka raamatukogude register. Ehk siis kõik Eesti raamatukogud on meil siis selles rajukeskkonnas olemas või kui kedagi veel ei ole, siis ta kindlasti peab sinna jõudma. Sealhulgas, kuna me sinna avaliku poole peale tahame näidata mitte ainult seda, et on üks raamatukogu ühe aadressiga, vaid kui tal on mingid struktuur, tal on harukogusid, filiaale kusagil teistel aadressidel, siis me tahame tuua ka nagu näidata neid. Nii et sellepärast ma olen ka siia pannud, et sealhulgas struktuuriüksused, et kui ikkagi mul on raamatukogu erinevatel asukohtadel, kuhu kaardi peale näidata, et kus asub raamatukogu, siis me tahaksime, et nad ikkagi siin rajus oleks kirjas. Nii et kõik need, kes on siin kirjas rajus, ei pea veel aruanded esitama, et iga teeninduspunkt ei pea oma aruannet tegema, aga ta on kirjas nagu selle registri poole peal, et on olemas selline koht. Nii et sellest on ka siis see, et tekib meil raamatukogude kaardivaade. Ja kuna meil juba on erinevaid andmeid kogutud, siis sellest raamatukogude registrist ühtlasi on ka nõnda nimetatud lühendiga ISIL register. Ehk siis me nüüd koos rajukeskkonnaga, varem seda me ei ole teinud, aga koos rajukeskkonnaga igale raamatukogule omistatakse oma number, identifikaator. Ja see ISIL on rahvusvaheline, nii nagu on näiteks raamatutel on ISBN ja perioodikal ISSN, raamatukogudel
on ISIL-register, tekib sellest meil. Ja kuna me nüüd oleme siin Eestis sinna ühtse raamatukogu süsteemi poole liikumas, siis on oluline, et me teatud koode, mis peaks olema unikaalsed, et nad ka tõesti oleks unikaalsed ja me ei kordaks, siis me kanname siia raamatukogude juurde ka andmed nende kataloogimiskoha koodide kohta, ehk siis kõik need raamatukogud, kes praegu markvormingu järgi kataloogivad, selle vormingu järgi peab olema seal kirjas ka kodeeritud, et kes oli see raamatukogu, kes kirja lõi või kirjat muutis. Ja meil neid koode on kogutud eraldi Excelisse, nüüd me kanname selle rajukeskkonda, et nad on kõik ühe koha peal. Samamoodi on ribakoodidega. Saab töötada ka korduva ribakoodiga, aga elu on lihtsam, kui ribakoodid ei kordu, vaid tõesti iga ribakood oleks unikaalne. Ja jälle meil seda infot on kogutud ja me toome samamoodi ka selle info rajukeskkonda, et me siis teame ühe koha peale, et milliseid ribakoodi tunnuseid raamatukogudel on juba kasutuses, kes veel ei ole omal ribakoode kasutusele võtnud, siis teaks, et ta ei võtaks selliseid, mida on juba kasutuses ja nii edasi. Nii et peale selle, et on statistikakeskkond raju, on ta ka erinevate koodide ja raamatukogude register. Miks me nimetame juhtimistöölauaks? Puhtalt tuleneb sellisest äritegevuse ja ärianalüütikast ja ma ei mõtle siin äri selles mõttes, et ongi see, et tulud, kulud ja äritegevus. Igal asutusel oma äritegevus, raamatukogu äritegevus on lugejateenindus, laenutamine, see on meie äritegevus, eks ole, kõik see, mida me teeme. Ja siin ongi siis oluline just nimelt, kui kiirelt ja hõlpsalt on olemas mul info selle kohta, mida ma teen, et analüüsida, kui efektiivselt ma seda midagi teen. Samamoodi, eks ole, et kuidas ma hindan mitte seda, et kui efektiivne ma olen mingit tegevust tehes, vaid millist mõju minu tegevus ja minu olemasolu on siis kasutajale ja kogukonnale ja ühiskonnale laiemalt ja nii edasi. Et võt selle informatsiooni olemasolu ja kiire kättesaadavus, enamasti see info on laiali erinevates süsteemides. Et võt see ongi see, mis on oluline ja nii võibki öelda, et kui seda nüüd võttagi, et mis asi on juhtimistöölaud selle ärianalüütika ja olun, et ta ongi ärianalüüsi lahendus. Ja tema põhimõtted on siis see, et ta muudaks erinevatest allikatest pärinevad andmed automaatselt ja minimaalse ajakuluga ja visuaalselt lihtsalt arusaadavaks kompaktseks informatsiooniks. Nii et sellest tulenevalt, kuna see eesmärk meil silme ees on, oli ka siis see valik, et me nimetame seda juhtimistöölauaks ja selle edasi arendamisega me siis ka jooksvalt tegeleme. Nii. Nüüd tänased teemad lühemalt, mis on 3 suuresti jagades. Me räägime rajukeskkonna kasutajatest, kuidas saada rajukeskkonna kasutajaks, kuidas logida sisse, mida seejuures on silmas vaja pidada. Siis me räägime plokiga raamatukogud, kuidas jõuab raamatukogu rajukeskkonda ja kes ja kuidas haldab raamatukogu andmeid. Ja 3. plokk on siis aruanded, kuidas neid sisestada, esitada ja üleüldse, mis etapid selles menetluses on. Midagi uut selles ei ole, kõik see, kuidas andmeid esitati ja kontrolliti ja saadeti võib-olla parandamiseks või edasi, see toimus kõik varem ka. Aga ta varem toimus suhteliselt nii, et helistati üle, saadeti kiri, nüüd see toimub kõik rajukeskkonnas ja nii kõigil siin rajukeskkonnas on näha, et aruanne on mis etapis. Et on hea ülevaatlik. Ja enne kui nüüd edasi minna, siis kuna me räägime täna just nimelt kooli raamatukogude näitel, siis ma ikkagi mõtlesin, et ma panen selle slaidi ka, et oma jagu koole tahaksid mulle vastata, aga meil ei ole raamatukogu. Ja siis ma panen selle slaidi, et ütleme, vaadates praegu meie rajukeskkonda ja raamatukogude statistikat, siis me lähtume praegu puhtalt kehtivast põhikooli ja gümnaasiumi seadusest,
kus paragrahvis 41 on otseselt öeldud, et koolil peab olema raamatukogu. See raamatukogude kogud jagunevad põhikoguks ja õppekirjanduse koguks. Põhikogu osas võib seda ülesannet täita ka rahvaraamatukogu seal koha peal. Aga kooliraamatukogul peab olema vähemalt õppekirjanduse kogu. Seega, kui kool haldab ainult oma õpikute kogu, on tal raamatukogu olemas. Ja me ikkagi ootame ka teda Rajus oma andmeid esitama. Need andmeid, mida sel juhul esitada, on päris vähe, aga me siiski tahame, et need andmed oleks esitatud, et nad ei jääks esitamata. Nii. Ja nüüd siis edasi selle esimese ploki kohta kasutajad. Võrreldes statistika eelmise keskkonnaga, mis oli raamatukogu kontoga, et oligi raamatukogu kasutaja tunnus, millega sisse logida ja kes konkreetselt selle raamatukogu kasutaja tunnuse taga on, ei teadnud või lihtsalt kogemuse põhjal teadsid, aga otseselt mitte andmebaasi põhjal. Siis Raju puhul on nüüd see edasiarendus, et meil ikkagi on personaalne kasutajakonto, igaüks logib sisse iseendana ja tema kasutajal on siis määratud, et mis roll selle kasutajal on. Roll annab õigused, mida ta siin keskkonnas teha saab ja kasutaja on seotud siis raamatukogudega, et millise raamatukogu esindaja ta siin Raju keskkonnas on. Nii, siis sisse logimisel on oluline, et kui esimest korda sisse logida, oleks see läbi tugeva autentimise. See tähendab, et logite sisse kas ID-kaardiga, Smart-ID-ga, mobiil-ID-ga. Hiljem on võimalik panna endale ka salasõna ja hakata logima sisse kasutajatunnuse salasõnaga, aga keegi ei keela tugeva autentimisega kogu aeg käida. Et see on kogu aeg võimalik. Ja mis on siis veel Rajus uut on see, et igal ühel siia keskkonda sisse logides on oma töölaud ja kus sa siis oma tööd peale hakkab. Nii, veidi rollidest ja õigustest. Meil on 3 rolli, mis ei ole, ei saa öelda, et nad ei ole raamatukogudega seotud, aga nad on veidi raamatukogu ülesed. Ehk siis meil on selles keskkonnas peakasutaja, kellel on siis täis ulatuses õigusi siin seda keskkonda seadistada, kasutajaid luua, raamatukogusi lisada, andmeid muuta, ühesõnaga peakasutaja, kes vaatab, et kõik see keskkond toimiks ja oleks korras. Ja kui on mingisuguseid küsimusi, siis loomulikult need lähevad siis peakasutajale, tema neid lahendab. Siis on meil menetleja roll, mida ma ei ole nüüd kindel, et kooliraamatukogudel tekib, seda rahvaraamatukogudel tõenäoliselt on suurem tõenäosus, et me seal kasutame seda rolli. Ehk siis see kasutaja, kes saab õiguse kontrollida mingite raamatukogude aruandeid. Näiteks rahvaraamatukogudel meil siiamaani on olnud, et maakonna keskraamatukogu on olnud see esimene, kes kontrollib maakonna rahvaraamatukogude aruandeid. Et kui me selle samase liiniga jätkame, siis nemad saaksid selle menetleja rolli, et milliste raamatukogude aruandeid nemad saavad kontrollida. Vaatleja on ka selline, kes ei ole ühegi raamatukoguga seotud. Näiteks ütleme siin ministeeriumist raamatukogu nõunik saaks Raju keskkonnas käia ja vaatleja tähendab, et ta saab juurde, ta saab siin otsida, saab andmeid vaadata, tal ei ole õigus mitte midagi muuta, mitte midagi sisestada. Selles mõttes ta on jutumärkides vaatleja, meil ei ole ühtegi paremat rolli nime veel tekkinud. Kui see tekib, siis me võtame ta kasutusele, nii et hetkel ta on vaatleja nime. Ja siis on meil 3 raamatukogu põhist rolli, mis kõik ongi konkreetselt raamatukogudega seotud. Raamatukogu haldur on see, kes Raju keskkonnas saab muuta ka raamatukogu andmeid. Raamatukogu seal kontaktandmeid, üldandmeid, lahtioleku andmeid ja nii edasi, mis seal raamatukogu kohta käib. Haldur saab otse loomulikult ka sisestada aruandeid, see õigus seal pole nagu kuidagi ära võetud, lihtsalt ütleme, et tema lisaõigus on see, et ta saab raamatukogu andmeid muuta.
siis see roll, mida me nimetame raamatukogu töötajaks, haldur on ka raamatukogu töötaja, aga see raamatukogu töötaja rajukeskkonnas on see, kes käib statistilisi andmeid sisestamas. Tema ei saa muuta raamatukogu andmeid. Nii et ütleme, kooli raamatukogul, kui on üks inimene, siis tema ongi raamatukogu halduri rollis, siin rajukeskkonnas ei ole küsimust. Kui on suurem raamatukogu, siis ilmselgelt hakkab olema see, et keegi on halduri rollis, kes siis saab rohkemat siin toimetada ja keegi on töötaja rollis, kes käibki ainult nagu statistilisi andmeid sisestamas. Mida veel raamatukogu haldur saab peale selle raamatukogu andmete sisestamise, ta saab oma raamatukogu juurde lisada ka kasutajaid. Et ta lisab teise kasutaja, kes on ka siis töötaja, vaatleja või halduri rollis. Et ühel raamatukogul ei pea olema ainult üks haldur, võib olla rohkem halduri rollis. Eriti see pole üldse halb selles mõttes, et kui üks inimene on, ma ei tea, puhkusel või haige või lähetuses ja on praegu kiire aeg, võib-olla ongi see, et on ka keegi teine, kellel on need õigused midagi toimetada. Ja raamatukogu vaatleja on sama loogikaga, nagu seal ülevalpool oli see vaatleja. Tal ei ole õigusi midagi muuta, tal on õigus tulla keskkonda ja kasutada seda ja vaadata, päringut teha, eks ole, aga ta ei saa midagi muuta. Ja raamatukogu vaatleja on siis oma raamatukoguga seotud. Nii et sellised rollid meil on rajukeskkonnas ja roll juba annabki selle, et mis õigused ühel või teisel kasutajal on. Nii. Ja see on siis see pilt ees, eks ole, kui te nüüd, nagu me rääkisime, kui te tulete siia rajukeskkonda, mis on see aadress, sellest ka kohe varsti, ega praegu käime ta lihtsalt niimoodi esitusest läbi, et mis teil ka siia slaidid alles jäävad. Nii et esileht, tulen siia rajukeskkonda, näen sellist, siin on sisse logimiseks meil jäänud veel 2 nuppu logi sisse, mõlemad teevad täpselt sama, nii et alguses võib-olla läheb segaduse, miks teis 2 on, võib-olla jõuame sinna, võtame ühe ära ja 1, aga ütleme, mõlemad teevad sama. Alustate sisse logimist. Ja kuna nüüd see sisse logimine kasutab meil Rahvusraamatukogul seda keskset sisse logimisteenust, sama kohta kasutavad ka Rahvusraamatukogu teised teenused, Mirko teenused, Tigar, kõik meie teenused kasutavad sama asja. Sellepärast siin võibki mõni tekst olla selline, mis raju kontekstis ei ole adekvaatne. Nii et meie jaoks ongi siis, eks ole, et nagu siin see 4 plokk on, 3 esimest, ID-kaart, mobiil-ID ja Smart-ID on siis need tugeva autentimise vahendid. Kui te esimest korda sisse logite, siis nendest 3 valite. Juhul, kui te olete siis hiljem pannud omale ka salasõna, siis on teil 4 valikut sisse logimiseks edaspidi. Ja rajukeskkonnas ei ole mingisuguseid alaealiseid kasutajaid, eks ole, nii et seda remarki siin kõrvaltekstis lihtsalt ignoreerige, et see on teistes teenustes oluline, aga mitte siis meie teenuses. Kui on see esimene sisse logimine, et teid on küll, kuidas saada rajus kasutajaks. Number 1, kas siis raju peakasutaja või siis teie raamatukogu haldur peab rajukeskkonda teid lisama. Sellega te saate kirja, et teid on lisatud rajukeskkonda, palun tule logi sisse. No ja seal on juhised ka, et mis siis vaja teha on. Ja kui te nüüd tulete esimest korda sisse, siis te peate seal oma konto registreerimisel lõpetama ise. Et lisati küll, alustati nagu siis peakasutaja või raamatukogu halduri poolt, aga te peate selle läbi tegema nagu selle konto registreerimise. Nii et antud hetkel siis, eks ole, teile öeldaksegi, et on vajalik registreerida, te ütlete registreeri konto. Siis kuvatakse teile võib-olla veidi segadusse ajav tekst, et on registreerimise avaldus. See jälle tuleneb sellest, et see registreerimiskeskkond on meil üks ja seesama kõikidele erinevatele teenustele. Teie peate vaatama üle selle, mis on siin praegu ekraanil selles punases kastis. Ehk siis teie see eesnimi, perekonnanimi ja isikukood on juba täidetud teie selle tugeva sisse logimise baasil.
Teie peate siin uuesti siis lisama oma e-posti aadressi. Siin on küsimus praegu küll mobiiltelefoni number, see ei pea olema mobiiltelefoni number, see võib lihtsalt telefoni number. Lisaks, kui e-posti aadress on kohustuslik siin lisada ja me eeldame, et siia tuleb tööalane e-posti aadress. Kui kellelgi on valik, et töö või isiklik, siis kindlasti siin tööalane. Ja siis telefon võib ka tühjaks jääda, aga iseenesest me tahaksime, et meil rajukeskkonda tuleksid inimestel kontaktideks nii e-posti aadress kui telefon. Ja ka telefoni puhul me eeldame, et see on tööalane telefon. Kuigi mobiiltelefon võib olla lihtsam inimesega ühendusse võtmiseks, meil kasutajate kontaktid on rajukeskkonnas nähtavad, et siis mõelge, kas te panete oma mingi isikliku telefoni siia või te ei pane, eks ole. Me eeldame, et need on tööalased e-post ja telefon. Juhul, kui te nüüd tahate omale salasõna, siis te saate juba siin öelda, et soovin luua omale salasõna, eks ole, siis saate sisestada 2 korda ühte sama salasõna, nagu ikka tavaliselt käib. Aga te saate seda salasõna ka hiljem panna, te ei pea kohe panema. Oluline on, et meil on siin teenuses kasutustingimused ja isikuandmete töötlemise kord, mis meil Rahvusraamatukogus on, siis me eeldame, et te tutvute nendega ja siis kinnitate, et te olete nendega tutvunud. Ja siis salvestate. Nii et põhimõtteliselt ilma selle kinnituseta, et te olete tutvunud, me ei saa seda konto registreerimist lõpetada. Nii. Ja järgmiseks, kui siis see on täidetud, tulebki teade, et registreerimine õnnestus edasi teenusesse, kui sinna klikata, jõuategi rajukeskkonda. Nii et kui te esimest korda seda nüüd rajukeskkonda tulete, siis te peate selle läbi tegema, hiljem te lihtsalt logite sisse ja teie käest ei küsita praegu siin mingit registreerimist. Ja kui nüüd see esimest korda registreerimine, see kinnitamine on läbi teha, siis te saate ka veel e-kirja nende andmetega, mida te siis siin nõnda nimetatud registreerimise avaldusel panite. Ja teile tuleb ka siis samane fail, mis on raju kasutustingimused ja teine fail, mis on Rahvusraamatukogu isikuandmete töötlemise kord. Ehk siis millega te nõustusite või mille tutvumist te siis kinnitasite. Et see on nüüd see koht, kus siis kui me hakkame teid lisama rajukeskkonda, siis iga kord, kui me siis lisame, te saate meili, mis kutsub teid rajukeskkonda ja siis te peate selle läbi tegema, mis me praegu rääkisime. Ja see edasi teenusesse siis jõuategi, siin on praegu näide sellest, kuidas mina olen Abja gümnaasiumi raamatukogu halduri rollis. Ja see ekraanipilt on võetud eile, tänasest on juba natukene teine pilt siin. Mida siis töölaual? Nagu näete, eks ole, et siin näete menüüd, kõigepealt esimene on minu töölaud, siis on raamatukogud, siis on aruanded, päringud, kasutajad, juhendid. Nii et minu töölaud on see, mis on teil kõige esimene, mis tuleb kohe ette, kus te näete, eks ole, et teid siin tervitatakse, et mis rollis, mis raamatukogu seotult te olete, siis antud hetkel on pandud siia üks teadaanne ja see on hetkel siis teadaanne kooli raamatukogudele, kus siin juba ütleb teile ära, eks ole, et me sel aastal alustame andmete sisestamisega mitte 1. septembrist, vaid 8. vaadates meie ettevalmistusi ja raamatukogude vastuseid. Esimene läheb, 8. on kindlam meil alustamiseks. Ja kuna me veidi hiljem alustame, siis ka tähtaeg on veidi hiljem. Mitte septembri lõppu, vaid 10. oktoober. Nii et see on juba siis see info siin. Aga alati neid teadaandeid siin ei ole. Siis mis siin töölauas on 2 plokki. Esimene, kui ma nüüd siin kohe järgmise selle slaidi võtan, ongi, eks ole, et siin esimene plokk on aruannete kohta ja raamatukogu töötaja näeb siin neid aruandeid, millega tema peab hetkel tegelema. Mida see tähendab, millega tema peab ja kes siis veel tegeleb, sellest siis, kui me räägime aruannetest. Nii et kui ei ole ühtegi aruannet, millega peaks hetkel tegelema, siis siin öeldaksegi, et sul ei ole praegu ühtegi pooleli olevat aruannet. Teine plokk on minu raamatukogud
Ja kuna ma olin sees praegu Abja gümnaasiumi raamatukogu haldurina, siis minu siin nimekirjas ongi ainult Abja gümnaasiumi raamatukogu. Aga kui inimene on mitme raamatukoguga seotud või näiteks kui on raamatukogu, kellel on ka harukogud, eks ole, ja ta on kõigi nende haldur, siis siin loetelus on nad kõik. Ja siis on võimalik siit valida, et ma lähen kohe oma raamatukogu andmeid vaatama. Nii et see oli nüüd sellest kasutajatest, kuidas saada kasutajaks ja kuidas logida sisse. Nii et siis tuletan meelde, eks ole, et oluline on, et kasutajaks saab siia keskkonda lisada kas raju peakasutaja või raamatukogu haldur. Sellest lisamisest tekib meil, mis juhistega ja mis ütleb, et tule nüüd logi sisse. Ja esmakordsel sisse logimisel tuleb siis see konto registreerimine lõpetada, nii nagu sai näidatud, ja edaspidi on siis kõige tavaline teenusesse sisse logimine. Ja tööleht või see töö laud on siis see, kuhu satub inimene. Nii, aga kuidas kõigepealt raamatukogu jõuab sinna raju keskkonda ja kes siis saab hallata raamatukogu andmeid? Üks asi läks mul veel meelest ära, ma lähen korra tagasi seoses kasutajatega. Kui ma nüüd vaatasin üle augusti alguses sai kooli raamatukogudele saadetud kiri selle kohta, et me septembris alustame ja selleks, et septembris sujuvamalt alustada, me küsime juba raamatukogude käest andmeid, kellele me peame siis raamatukogu halduri konto looma. Ja tähtajaks oli antud seal 25. august, nii et natukene veel aega, aga ega me seda nagu kinni ei pane 25. et kes ei jõua, et tuleb ka hiljem, aga lihtsalt meie jaoks ja 25 on see, kus me tahaksime hakata juba nüüd neid kontosi looma. Ja ma vaatasin seda numbrit, meil oli ju 159, kes oli ennast juba kirja pannud, aga vaadates seda, et meie kooli raamatukogude arv on 350, rohkem kui 350, siis on veel päris palju neid koole, kes ei ole oma inimest sinna kirja pannud, et kes siis selle halduri rolli saab. Nii et kui te nüüd teate, et te saite augusti alguses kirja, seal on link sellele vormile, kus ennast kirja panna. Ja kui keegi vaatab, et mina seda kirja ei saanud ja mina ei tea, siis kirjutage statistika@raara.ee, siis ma saan seda saata uuesti, et kus see vorm on, et ma kirja panna oma nimi. Sest mida rohkem me saame neid kontosid valmis enne, kui hakkab aruannete sisestamine, seda parem. Ütleme nii, et mitte seda parem, vaid see ongi oluline. Ja nagu ma ütlesin, eks ole, et siis sellest hetkest, kui me konto loome, te saate sinna sisse logida, te saate selles keskkonnas olla, ringi vaadata, aga te ei saa veel aruannet sisestada, sest et meil nüüd raju keskkonnas on see kindel kuupäev, mis panevad, et sellest kuupäevast lähevad aruanded lahti ka sisestamiseks. Nii et päris kohe nad ei ole, meil praegu plaan ongi, et 8. septembrist lähevad nad lahti ka sisestamiseks, enne saab neid vaadata. Nii et nüüd raamatukogud. Vanast baasist me tõime üle kõik raamatukogud. Nii need, kes on praegu aktiivsed, kui need, kes praeguseks on juba suletud. Et kui teie nüüd raamatukogude nimekirja lähete vaatama, siis teie näete seal aktiivseid raamatukogusid. Ei ole nii, et te kohe nagu läbisegi kõik aktiivsed ja suletud ja asjad, et eelkõige aktiivsed, aga baasis on ka suletud raamatukogud. Uue raamatukogu lisab siia keskkonda peakasutaja. Seda sai mõelda, et kas ka raamatukogu haldur võib lisada oma mingid harukogusid ja muudatusi, et me jätsime selle peakasutaja õiguseks, et uue raamatukogu lisab siia tema. Nüüd raamatukogu andmeid edasi haldab raamatukogu haldur. Et kes iganes selles rollis on, peab siis vaatama, et siin oleks õiged ja adekvaatsed andmed ja kui raamatukogu kolib teisele aadressile, siis ikkagi saaks siia kirja, et see nüüd on teine aadress ja nii edasi. Kõikidel raamatukogudel ma kirjutasin siia igal külastuskohal,
Et miks ma niimoodi ütlen, sest raamatukogu automaatselt võrdub üks asutus. Aga ISIL-kood omistatakse mitte ainult raamatukogule kui asutusele, vaid ka igale tema struktuuriüksusele. Et keskkogu, harukogu, teeninduspunkt, rändraamatukogu, kõik nad saavad oma ISIL-koodi. Nendel on oma see struktuur, kuidas see kood moodustatakse, et mitte ainult, see ei tähista ainult ühte raamatukogu. Nüüd koolid. Meil on ridamisi koole, kes on nüüd restruktureeritud ja nad on kuidagi ühtse juhtimise all. Ja tänu sellele siis osad varem iseseisvana olnud koolid on nüüd õppekohad, tegutsemiskohad selle ühtse juhtimisega kooli all. Seega raju kontekstis ja raamatukogu statistika kontekstis nende õppekohtade raamatukogud on nagu haruraamatukogud. Me võtame seda rahvaraamatukogude struktuuri. Ma panin siia nii veel illustreerimiseks see, eks ole, et kuidas raju keskkonnas siis see plaan on see, et see ei ole kohustuslik, meil on siin erinevaid variante, aga see eelistatav versioon on siis see, et iga kooliraamatukogu, iga õppekoha raamatukogu, iga tegutsemiskoha raamatukogu sisestab oma aruande ja nende peale raju keskkonnas tekib ühine koondaruanne. Ehk siis millal iganes on vaja näha üksiku kogu andmeid või siis selle asutuse koondandmeid, mõlemad pidi on võimalik. Olenevalt, mis andmeid küsitakse, on ka võimalik teha niimoodi, et harukogu aruandes mingid andmed jäävad panemata ja need lisatakse ainult koondaruandele. Ma koolide puhul ei tea seda veel nii hästi, aga rahvaraamatukogude puhul oli hea toha näiteks ole, et kui mul näiteks tulud-kulud, kus raamatukogu pidi siis kirja panema omal seal personalikulu ja komplekteerimiskulu ja IT-kulu või midagi muud, siis tal ei ole eelarvet harukogude kaupa seda öelda. Tal on seda asutuse kohta tervikuna öelda. Ja näiteks see on see näide, eks ole, mis siis harukogud oma aruannetes ei kajasta ja seda pannakse sinna, kus on koondaruanne, kus on juba koondandmed. Koolide puhul mul nii head seist praegu ei ole, et kui palju seal kõik andmed on nagu üksikuti ja kas sealt on ka midagi sellist, mida pannakse ainult koondaruandesse, aga see meil selgub lähipäevadel, ma vaatan selle kõik uuesti üle. Ma panin siia nimekirja nendest koolidest, keda mina hetkel tean, kes on see, mina nimetan ühise juhtimisega, ehk siis, kus on nagu üks asutus ja tal on erinevad õppekohad või tegutsemiskohad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kui nüüd siin on kuulamas keegi, kes teab, et minul on ka selline kool või et minu kool kuulub ka sellise struktuuri, et ta on nüüd õppekoht või et minul on õppekohad ja ei ole need 12. Andke teada, kirjutage jälle sinna statistika@rara.ee, sest et see õige struktuur rajus panna oleks oluline enne, kui hakata aruandeid sisestama. Kui aruannete sisestamine käib juba ja siis on see, et aga nüüd on vaja struktuuri muuta, siis ei ole see nii paindlik hetkel. Nii et mida rohkem seda struktuuri on meil õigesti paigas enne aruannete sisestamist, seda parem. Nii et see oli üleskutse, et kui kellelgi on veel taolisi, siis andke teada. Ja see number siin praegu igaühe taga on see, mida mina tean, et Lääneranna gümnaasiumil on 5 tegutsemiskohta, Maarjamaa riigikoolul on 7 tegutsemiskohta. Et see on see koht. Nii, ja siis edasi. Kui me enne siit ülevalt menüüst vaatasime, eks ole, et mis seal minu töölaual on, siis teine plokk kohe seal kõrval on raamatukogud. Nüüd, kui tulla sinna raamatukogude plokki, siis seal on näha kõik raamatukogud. Kõik, kes siin rajus praegu on, aktiivsed, eks ole. Mida on siis võimalik teha? Siin on võimalik otsida, mitte ainult raamatukogu nime järgi,
Siin on ka teisi võimalusi, mille järgi ma saan otsida seda raamatukogu, kes siin siis nimekirjas on. Peale otsimise on siin erinevad filtrid. Mul on võimalik öelda, et ma tahan ainult ühte raamatukogu tüüpi. Võimalus on valida seda nii põhitüübi järgi, et näiteks kooliraamatukogud, kõik. On võimalik võtta ka siis selle alamtüübi järgi, et mind huvitavad ainult huvikoolid või mind huvitavad ainult gümnaasiumid. Filtriks on ka kohalik omavalitsus, kus raamatukogu asub, maakond, kus ta asub, või piirkond. See piirkond on nüüd asi, mis, nagu te siin kõrval siin sellest loetelust näete, siin on kõik kriipsud alles. See on siis tulnud, et kõik, kui see rahvaraamatukogude muudatused ja reformid lähevad ja moodustatakse ka piirkonnad, siis me ütleme, oleme valmis rajus selleks, et kui piirkond määratletakse, et mis kuulub ühte või teise piirkonda, siis me saame selle ka rajus siin ära panna ja siis saab kuvada, et see raamatukogu on selles või teises piirkonnas. Nii. Ja lisaks siis, eks ole, otsingule ja filtritele on kohe siin see näevad kõik need veerupealkirjad, nende järgi saab sorteerida. Need on väga hoolikad läbi loetud. Nii. Ja kordan veel, et olge hea jälgige, et teil mikrofonid ei oleks sees. Muidu see kõik läheb salvestusse. Nii. Ja siis sai ka sorteerida seda, mis iganes siin loetelus siis teil alles on jäänud. Ekraanipildile siin on nüüd järgmine näide sellest, kuidas on tehtud piirang, et anna mulle kõik kooli raamatukogud Hiiu maakonnas, saan need 5 tükki. Et seda nimekirja saab siin niimoodi sorteerida ja vaadata. Mis andmeid meil siis raamatukogude kohta on? Siin, kuna ma siin praegu Abja gümnaasiumi raamatukogu rollis siin olen, halduri rollis, siis ma selle raamatukogu praegu lahti võtsin. Siin on raamatukogu nime kohal on siis samane esilkood, et mis siis selle konkreetse raamatukogu kood on. Selle koodi osistest natukene hiljem tuleb juurde juttu. Siis on raamatukogu andmed. Üldandmed on see, et mis su nimi on, mis tüüpi sa oled, kas sul on mingi struktuur, et sa oled kellegi haru raamatukogu või sa oled siis see pea raamatukogu, kui nii võtta siis teiste jaoks on ju. Omanik, omandivormid, registrikoodid, ühesõnaga ikka selline üldandmestik siin. Ja kontaktandmete puhul, ma ei tea, kas siin Abja meid kuulab, et see oli täiesti juhuslik, et Riin tervitab Riini. Kui ma ekraani võtsin, kuna siin on kodulehel avalikult olevad andmed, siis ma ei hakanud siit ära peitma neid inimese nimest ja kõike. Kontaktandmetes on siis esimeses veerus asutuse ehk raamatukogu kontaktid ja lisaks siin kõrval on siis, ma olen praegu siin testkeskkonnas, kus on ta vastutava kontaktisiku ja siis on meil raamatukogu juhi, natuke veel mõtleb, et mis see siia panna selleks, et see on üks nimi, mis peab sobima kõikidele raamatukogudele, aga koolidel sageli on see vastutav isik on direktor või õpetaja või sekretär või keegi teine on ju. Nad ei ole alati raamatukogu juhid ja raamatukogu juhid on väga erinevate nimedega, nii et veel veidi võimalik, et see ongi vastutav isik, et kes on see isik, kes raamatukogu eest vastutab, ükskõik, kes ta ametinimetuse poole siis on. Nii. Ja muudest ma praegu siin taustal tuleb veel, aga juttu oli sellest, et mis asi see ISIL siis on. Ma panin siia ka selle ingliskeelse, et kus see ISIL tuleb, et siis rahvusvaheline raamatukogude ja nendega siis seotud organisatsioonide rahvusvaheline standard, tunnusstandard, identifikaator. Ja selle sama Abja gümnaasiumi raamatukogu ISIL-i ma siin võtsin lahti, et mida üks või teine osis siin tähendab, et selge, EE on Eesti. Järgmised 480 on Maa-ameti nende asustusüksuste klassifikaatorist, 480 on Mulgi vald. Nii et see on kohaliku omavalitsuse number. Siis see R
on seal niisugune eristaja, see on R kui raamatukogud, ehk siis kuna ISIL ei ole mitte raamatukogude, vaid ka seotud organisatsioonide, siis me siia struktuuri jätsime sisse, et kui siia tuleb ka kedagi peale raamatukogude, et siis raamatukogud eristuksid. Sealt edasi üks number tähistab, mis tüüpi raamatukogu ja number 6 on kooliraamatukogud. Nüüd nende kooliraamatukogude seas 135 on Abja gümnaasiumi raamatukogu. Nii et igal raamatukogul on oma number, sealt algab 001 ja läheb nii palju, kui raamatukogusid meil parasjagu on. Kooli raamatukogudest praegu 135 on Abja. Järgmised 00 on nüüd kõigil nendel raamatukogudel, kes ongi iseseisvad üksinda, tal ei ole ühtegi struktuuriüksust, nendel ongi kõik 00. Sealt ei tule midagi. Aga kellel on ka struktuuriüksuseid, need samased 12, keda enne sai õppekohtade puhul seal kirja pandud, eks ole, nendel on siis see, et see koondtase ongi 00 ja kõik need eraldi õppekohad ei ole 00, vaid on 01, 02, 03, 04, 05. Et siis on näha selles mõttes, et ka koodist, millise raamatukogu struktuuriüksused nad on. Et sellise struktuuriga see ISIL kood on. Nii. Ja seda ei pea ise välja mõtlema, et raju keskkond igale uuel raamatukogule annab neid koode ja kui peaks raamatukogu, ma küll ei tea, et kooli raamatukogu peaks ühest kohalikust omavalitsusest teise minema ilma, et kooli nimi ei muutuks ega midagi, et tavaliselt on siis mingisugune üks pannakse kinni, tehakse teine. Nii et ühesõnaga, et kui peaks muutuma kohalik omavalitsus, kui peaks muutuma kooli raamatu tüüp, kui peaks muutuma see, et enne oli iseseisev raamatukogu ja nüüd hakkab ta olema teise raamatukogu allüksus, siis muutub ka ISIL-i kood. Et ajas ühel asutusel võib olla erinevaid ISIL-i koode. Ja seda me samamoodi raju keskkonnas ja mäletame, et mis ajast, mis ajani kehtis üks ja siis algas tehti teine. Nii, sellest koodist. Nüüd sellest raamatukogude detailvaatest edasi. Seal üleval, eks olid üldandmed ja kontaktandmed, allpool on lahtiolekuajad, pakutavad teenused, harukogud, teeninduspunktid, kui sellel raamatukogul oleks neid. Pakutavate teenuste puhul sellega me kohe tegelema ei hakka, sellega me tegeleme hiljem. Küll aga nüüd lahtiolekuajad, siin on nüüd 2 varianti, kas lisadagi siia oma lahtiolekuajad, kui need on olemas, stabiilselt teada, et nendel aegadel on raamatukogu lahti, siis on hea panete siia kirja, on olemas. Teine võimalus lahtiolekuaegadega on lisada sinna plokki aadress teie kodulehele, kus on lahtiolekuajad kirjas. Nii et see raju keskkonnas täpselt see ütlemine, et millal raamatukogu lahti on, ei ole nagu see kohustuslik element, see oleks hea, mida rohkem raamatukogusi panevad ka siia raju keskkonda, seda rohkem me selles avalikus pooles saame ka näidata, et mis on hetkel lahti raamatukogud ja nii edasi, aga see ei ole praegu see kohustuslik, saab panna ka lihtsalt lingi kodulehele, kus on lahtiolekuajad kirjas. Nii. Ja see ongi põhimõtteliselt raamatukogude detailvaade, need andmed, mis raju keskkonnas raamatukogu kohta on. Ja nüüd enne seda live demo viimane plokk aruanded, ehk siis kuidas siis nende aruannete sisestamine ja esitamine käib ja millised etapid siis seal on. Aruanne käib mis kohtadest, mis etappidest läbi. Jälle selline sissejuhatus. Vanast baasist me kandsime üle kõik aruanded, mida meil oli siis alates aastast 2004. Nüüd olenevalt raamatukogu tüübist, kellel oli alates 2004, kellel alates 2005, aga ütleme sealt kanti need meil andmed on olemas.
Kui aruannete plokki minna, siis seal kuvatakse ainult viimase 2 aasta aruanded ja kui ta on varasemaid vaja vaadata, siis on vaja lihtsalt kalendrist valida, et ma tahan varasemaid. Iga raamat, kui meil raamatukogude kohta oli see, et ma näen kõiki raamatukogusid, siis aruandeid näeb iga raamatukogu ainult enda omasid. Et ma ei saa minna teise asutuse aruannet vaatama. Ma saan teha päringuid statistika kohta ja seda me täna praegu ei puuduta, seda saab teinekord eraldi vaadata. Aga siis see teadmine, et päringuid saab teha, aga aruannet ennast vaatama minna, et igaüks vaatab iseenda asutuse aruannet, et mitte teise asutuse oma. Ja no nagu meil oli juttu, et meil põhimõtteliselt on korjaks erinevaid võimalusi ja siis menetlust me vaatame. Mul ei olnud praegu, kuna me oleme nüüd pidevalt laadinud ja testinud, kas kõik on õigesti üle tulnud vanabaasi andmeid ja selleks, et seda testida oleks lihtsam, me oleme paar korda juba teinud, kui me testkeskkonda kustutame tühjaks testandmetest, siis ma kasutasin praegu siit täiesti ühe teise esitluse, varem tehtud esitluse andmeid, sest mul hetkel ei ole võimalik nii erinevaid staatuseid näha, sest testandmed on nagu kokku korjatud. Nii et sellepärast mul siin ka remark ka, eks ole, et see ekraanipilt, mis praegu ees on puhtalt testkeskkonnast, seosed, mis siin praegu on, ei ole sellised reaalsed päriselu keskkonnad, seosed. Oluline siin pildis ongi praegu siis see, et kui me aruannet lähme vaatama, siis me näeme, eks ole, et mis raamatukogu aruanne, mis perioodi kohta ja mis staatusest on. Et selle ekraanipildi eesmärk on nagu staatust näidata, et ma näen siin, kas ta on siis praegu antud juhul, eks ole, et võtame siis järgmine. Kõige nendest, mis on ekraanipildil, kõige varasem on koostamisel raamatukogu, seda aruannet praegu on alles sisestamas. Sealt edasi on esitatud, ehk siis raamatukogu on oma aruande sisestamise lõpetanud ja ta on selle juba nagu esitanud, et nüüd võib seda kontrollima hakata. Sealt esitamisest järgmine on kontrollimisel, see tähendab, et nii raamatukogu ise näeb juba, minu aruanne on juba kontrollimisel võetud. Kontrollimisest on võimalik leida, et seal on kõik korras, mis tähendab, et see aruanne läheb edasi kinnitatuks, ehk siis see roheline kinnitatud, kõik on hästi. Või seal leitakse vigu, seal on mingisuguseid küsimusi, siis see aruanne läheb tagasi lükatuks, ehk ta läheb tagasi raamatukogule, kes peab siis seal vaatama üle, korrastama, parandama, mida iganes vaja, ehk siis see aruanne on see tagasi lükatud. Et kontrollimisest on võimalik minna kas kinnitatuks või tagasi lükatuks. Nii. Ja nagu ma ütlesin, eks ole, et kui siia aruannete lehele tuleb üks raamatukogu inimene, ta näeb siin ainult oma asutuse aruandeid. Kui ma ala peakasutajana tulen, siis ma näen kõiki aruandeid. Nii et see on see praegu see erisus ekraanipildil. Ja nüüd erinevatest veel siia samamoodi panin selle slaidile, mis on need erinevad staatused, mida te võite kohata oma aruande juures. Ootel on see aeg, näiteks kui ma nüüd septembri alguseks teen juba nende aruannete vormid valmis, te logite sisse, te võite isegi neid vorme näha, aga te näete seal staatusega ootel, see tähendab, et te ei saa sellega mitte midagi teha. Veel ei ole kätte jõudnud aruande täitmise periood. Kui nüüd, ehk see antud tänasel aastal 8. september. Kui nüüd 8. september kukub, siis see aruanne muutub staatusega avamata. Ehk siis te saate juba nüüd selle aruande lahti võtta, hakata seda täitma, aga avamata tähendab, et seda ei ole veel kordagi tehtud. Kui te aruande lahti võtate ja seal hakata juba sisestama, midagi on juba salvestatud, siis on näha, et see aruanne on koostamisel. Kui kõik on tehtud ja raamatukogu on öelnud, et ta esitab aruande, siis see aruanne on jälle uues staatus, ta on esitatud. Esitatud aruanne, raamatukogu enam seda muuta ei saa. Nii et see sinine rida, sinine värv praegu siin selle slaidil tähistab kõiki neid asju, mida
raamatukogu siis teeb mingid siis etapis. Roheline on praegu see, mida siis raamatukogu ei tee, mida siis teeb kas siis peakasutaja või siis menetleja. Nemad siis võtavad selle aruande kontrollimisele, ütlevad, et ta on kontrollitud. Näiteks, eks ole, menetleja kontrollib ära ja siis edasi veel siis saab seda kinnitada, et nüüd ongi korras, ei ole vaja midagi tagasi võtta. Ja nagu mõtlesin, eks ole, et 2 varianti, kas kõik on korras kinnitatud või on küsimusi ja on tagasi lükatud. Kui aruanne läks tagasi lükatuks, läheb see tagasi raamatukogu töölauale. Ehk kui see läks siniseks, eks ole. Raamatukogu peab nüüd seda parandama ja uuesti esitama. Ja nüüd jälle siis, eks ole, vaadatakse üle, kas kõik on korras. Eeldatavasti ei lähe enam tagasi lükatuks, vaid saab panna, et kinnitatud, kõik on korras. Tundub niisugune pikk ahel, aga põhimõtteliselt see on kõik see, mida nagu kogu aeg on alati tehtud, lihtsalt nüüd paistab välja, et mis andmeid, kus kaugel on, mis nendega tehakse. Nii. Ja siis veidi on muutunud see, kuidas me nimetame neid aruandes teemablokke. Ehk siis kooli raamatukogudel praegu on 6 teemablokki. Esimene nimega töötajad, andmed töötajate kohta. Siis on meil teemablokk nimega vahendid. See on see koht, kus on jutt arvutite ja muude seadmete kohta, mida siis raamatukogus kasutada on. Nii et olenevalt raamatukogu tüübist küsimusi on vähem või rohkem. Kasutamine on see, kus on siis jutt siis kasutajatest, lainutustest, külastustest, kogu see kasutamise plokk. Tulud-kulud on nüüd kooli raamatukogudel lihtne, seal on see komplekteerimiskulu küsimus. Ja siis selleks, et meil nüüd oleks, see ei ole kohustuslik, aga mulle endale on rohkem see sobinud, eks siis te ütlete, kui teile ei sobi, et nimetada neid teemablokke raamatukogu tüübiti ühtemoodi, ehk siis see kogud, see tähendabki füüsilised kogud, põhimõtteliselt see on see, mis on kooli raamatukogul kogu aeg olnud põhikogu küsimus. Aga see ei pea olema ühtlane, see võib täitsa olla nii, et see samane plokk, mis teistel on see füüsilised kogud, on kooli raamatukogul põhikogu. Ja eraldi on kooli raamatukogul siis õpikukogu. Nii et 6 plokki, aga küsimusi tegelikult ei ole nii palju. Ja jälle enne, kui me sinna live demosse läheme, siis veidi ekraani pilte ja siin on igal pool praegu nüüd siin pandud, et see on näidis. See ei ole päris andmetega ja nii edasi, aga ta on näidis sellest, et mis blokke siis on, kui aruanne lahti võtta. Meil on siin üleval raamatukogu blokk, et mis raamatukoguga siin praegu tegemist on. Kui siin on mingisugused vead, on võimalik kohe minna muutma. Siis on näha siin selle teemablokki pealkirja, et esimene oli töötajad. Siin töövormil on ette nähtud, et neid küsitakse tabelina, et mitte üksteise all olevate ridadena, vaid tabelina. Ja sealt alt tuleb ka siis teine teemablokk, 3. ja nii edasi. Siis siin kõrval, et kuna me siin, kui me arutasime seda raamatukogude töörühmaga, siis oli arvamus, et me ei ehita seda üles niimoodi sakkidena, et ma näen ühte tabelit korraga, nii nagu vanas süsteemis oli, eks ole, et üks tabel korraga. Siis me otsustasime, et me ikkagi võtaks selle variandi, kus meil kõik tulevad üksteise järgi, et ma lihtsalt ühel samal lehel saan minna allapoole vaadata neid teisi blokke, aga et oleks lihtsam, siis siin kõrval vasakul on ka veel selles mõttes väike vasakpaneel, kus kõik raamatukogu aruande teemablokid on siin välja toodud. Antud juhul on siin 1 roheline töötajad, siis on 2 valge vahendid ja 3. on jälle roheline kogud. Põhimõtteliselt siit ongi võimalik siin vasakult paneelilt kõige mugavamalt hüpata kohe siis selle teemabloki peale, kuhu ma tahan minna. Ja see värv näitab ära, mis seis ta on. Roheline, see tähendab, et ta on salvestatud, kontrollitud korras. Valge tähendab, et seda ei ole veel sisestatud. Kollane tähendab, et siin on pooleli midagi. Ühesõnaga, siin juba on lihtsam seda ülevaadet saada, et kuhu ma tahan hüpata, ilma et ma siin järjest kerin.
ja mis seisus mul praegu aruanne on. Ja kui on abi vaja, siis siin on kohe kõrval ka siis info, et kus siis seda abi saada, kui mul praegu mingi küsimus on. Nii et selles mõttes see variant on. Kui on vaja siis sellest aruandest ka endale võtta mingisugune väljund, siis iseenesest on võimalik siit ka alla laadida ja eelvaadet ekraani peal vaadata, nii et kõike seda saab ka. Seda meil saab ka vaadata, kui me läheme sinna süsteemi. Tõenäoliselt kogude puhul on see, kus me kasutaksime seda tabeli varianti, et on kompaktsem, ülevaatlikum nii täitmisel kui ka hiljem kasutamisel, et ta ei ole kõik ainult nagu üksteise all väljad, nii et sellega ka tegeleme. Ja kui me vaatame ka seda, mismoodi siis on, kui on nagu vigu pannakse tähele ja on vega, siis kõik kohad, mis kas sisestamise hetkel rajukeskkond tunneb, et siin on valesti, siis ta annab siia veateksti ja värvib siukseks roosaks ja ütleb, et siin on vead. Vigu ei tohi olla enne esitamist, sest et raju ei luba aruannet esitada, kui on vead sees. Samas raju ei suuda kontrollida kõike vigu, mis võib olla. Ta saab kontrollida midagi, aga samas on mingid andmed sellised, kus võib vägagi suur viga olla sees, aga raju lihtsalt, tal pole andmeid kontrollimiseks. Sel juhul võib olla see, et peakasutaja või menetleja, kes kontrollis, paneb oma kommentaari ja ütleb, et siin on praegu mingi märkus, eks ole, ja ka need lähevad siukseks roosaks, siukene väikene kommentaari nagu nupp tekib, eks ole, ja ka siis siin vasakul paneelil need teemaplokid, kus oli kommentaare või küsimusi, lähevad roosaks, et see tähendab, et kui ma nüüd raamatukoguna jälle võtan oma aruande lahti, ma näen kohe, mis on see koht, kus mul praegu mingi kommentaar oli, millega ma tegelema pean. Nii et loodetavasti on see abiks, et kiiremini saada ülevaadet, kuhu midagi tegema vaja minna. Nii, ja siis, mis siis plaanis oligi, eks ole, vaadata nüüd päris ka selles keskkonnas juba üle, et kuidas see sisselogimine, töölaud, raamatukogud, aruanded, kuidas see siis kõik praegu on. Nii et ma hetkel võtan ära siit selle pildi ja lähen nüüd päris keskkonda. Kuna ma tahan teile näidata selle aruannete neid erinevaid etappe, siis me oleme testkeskkonnas, sest ma ei tahtnud päris live keskkonda nagu nende testidega ära segada, et siis sest et me ei hakka täitma praegu täismahus aruannet, me teeme väiksed testijuppe. Niisiis, login sisse. Mina praegu siin testi tehes, mul oleks lihtsam, kui ma lähen salasõnaga, aga teil, ja kuna ma ei tee praegu, eks ole, läbi seda, mis on esimene sisse logimine, siis mul ei ole mingi konto registreerimist. Kuna mul on praegu siin erinevaid rolle, siis ma tuleb see rolli valik, et mis rollis ma praegu lähen sisse, et kas ma lähen praegu peakasutajana või võt selle raamatukogu haldurina, siis ma võin praegu kogu peakasutajana sisse minna korraks, eks ole, et mind öeldakse, et tere, sa oled praegu peakasutajana siin sees. Ükskõik, kes ma praegu olen, ma näen seda teadet, mida on rajukeskkonda pandud. Nii et see ei ole praegu see, et kooliraamatukogu näeb ja teised ei näe, see on teadane läheb kõigile nähtavaks. Ja kuna ma olen peakasutajana, siis näidatakse mulle siin aruannete blokke, et mul on juba mingisugused aruanded, mis on sellises seisundis, et mina pean endaga midagi tegema. Kuna peakasutaja tegeleb kõikide raamatukogudega, siis raamatukogude blokke tal ei ole, sest et ei ole mõtet siia kuvada kõiki raamatukogusid, mis rajukeskkonnas on. Kui ma aga lähen praegu nüüd ühe kooli raamatukoguna sisse, siis tema töölaud näeb teistmoodi välja. Temal, ütleme praegu Ardu, see on jälle testkeskkond, mitte päris, eks ole, testkeskkonnas. Ardu kooli raamatukogul on praegu üks aruanne, millega ta peaks tegelema. Ja see on praegu avamata staatuses, ta ei ole veel seda kordagi lahti teinud.
Ja see minu raamatukogude plokis kuvatakse talle Ardu kooli raamatukogu, sest et selles rollis ma olen seotud selle ühe raamatukoguga, mul ei ole siin mitut. Et see töölaua vahe praegu on. Ja siis enne kui minna aruannet vaatama, eks ole, siis oli jutust raamatukogudest, et kuvatakse mulle kõik, aga nagu ma siin seal näide oli, eks ole, et ma saan siin valida, et ma tahan ainult mingisuguseid raamatukogusid ja see näide, mis slaidi peal oli see, et näita mulle kooli raamatukogusid Hiiu maakonnast. Ja siis ma näen neid. Ja aruanded oli jutt, eks ole, et kui ma olen raamatukoguna sees, siis ma näen oma aruannet ja kui ma lähen siia, siis mul ongi praegu ees see üks aruanne. Mul siin teisi ei ole. Ja siin on näha, eks ole, et mis perioodi kohta mul see praegu on. See on praegu testiks tehtud üks kuu aruanne, et selle kuu aruanne. Mul on tähtaeg augusti lõpuni see ära teha ja ma ei ole veel tegema hakanud seda. Kui ma oleksin nüüd peakasutaja rollis ja vaatan aruandeid, siis ma näen siin kõiki. Ja kuna praegu siin testkeskkonnas on tehtud kooli raamatukogudel üks testaruanne, mille esitamisega peaks tegelema, siis on näha, et koolidel on siin praegu üks tähtaeg, teistel raamatukogudel ei ole tähtaegu, sest et nende aruannete esitamine praegu ei käi. Nii. Päringutest, sellest oli siis, eks ole, tuleb edaspidi. Kui teil on nüüd neid inimesi, kes saavad nüüd halduri rollis sisse ja nad tahaksid teha ka teisi täiendavaid kasutajaid, siis me nendest räägime ka eraldi, et me ei hakka praegu siin midagi keerulist, juhendid paneme juurde, kui te sisse saate. Aga täna praegu ei hakka rääkima sellest. Ja juhendid on siis see, eks ole, mis praegu peakasutajana on see, kes lisab siia igasuguseid juhendeid. Siin tulevad nii juhendid selle kohta, mis andmeid sisestada, kui ka erinevad juhendid selle keskkonna kohta, et mis siin töölaual käib, mis raamatukogude plokis käib, kuidas päringut teha ja nii edasi. Ja olenevalt siis sellest, et kas mingi aruanne on praegu või juhend on valmis või on töös, kas ta on mitteaktiivne või aktiivne. Kui ma näiteks lähen jälle raamatukogu rolli, ehk siis nii nagu teie siin käite, eks ole, siis juhendite all te näete neid juhendid, mis on aktiivseks pandud, et mis on valmis teile kasutamiseks. Et see variant saab siis selle juhendi lahti teha ja kasutada. Nii. Mul on praegu küsimus, kuna ma olen siin selles arvutis niimoodi, et ma eriti ei näe teid, siis ma küsin, kas teil on hetkel veel selle koha peal nüüd küsimusi või läheme selle laivi demoga edasi? Praegu ei. Oli chatis küsimus, ma panin chati kirja. Et see tagasilükkamine küsimus, et kas selle kohta tuleb kirjalik teavitus e-posti aadressile või ei tule? Sest see on nagu väga hea küsimus. Ja see on praegu selles mõttes väga hea küsimus, et meil on siin ridamisi kohti, kus tuleb, aga seda meil praegu hetkel ei ole. Ja see on praegu puudujääk, sest see on see koht, mis kahtlemata oleks mõistlik. Väga hea. Ma chati kahjuks praegu hetkel ei näe, et kes iganes küsis, et ma aitäh. See on juurde vaja. Nii. Lähme siis edasi nüüd aruannetega. Ma olen nüüd siin teinud erinevaid olukordi, kus maal üks või teine aruanne on. Esimene oli siis Ardu, kellega siis sai proovida, et näiteks mul on üks aruanne, mis on veel täitsa avamata. Võtan selle aruande lahti. Siis ma näen oma siin need andmeid, eks ole. Ma näen, et siin kõrval, et siin on 3 teemaplokki, töötajad, kasutamine, õpiku kogu. Jälle, eks ole, et ma ei ole pannud seda nagu päris, sest et siin selle testi ajal praegu, mis me siin esitlust teeme, on vaja rohkem sellele käigule pühenduda, mitte igale üksikule väljale. Siis
midagi keerulist ei ole ja mulle öeldakse ka, et mul on see plokk on täitmata, hall. Kui ma siin nüüd sisestan, et mul on 3 raamatukogu töötajat, nendest 2 on osalise koormusega, kokku on täidetud pool ametikohta, 1,5, siis see on see koht, kus raju ei suuda ära kontrollida, et kas need andmed on õiged, sest et ta ei tea, et need 2 osalise tööaja, kas nad mõlemad on 0,1 koormusega või on mõlemad 0,5 koormusega või et sellepärast, kui näiteks ma võin, ma ei tea, kus ma siin panen, okei, siin on võimalik ka muidugi mingid kontrolle panna, et päris nagu absurdi ei pane, et mul on 3 raamatukogu hoidjat, kes täidavad kokku 10 ametikohta, eks ole, et see on ilmselge nagu vale. Aga iseenesest siin on võimalik neid kohti, kus me ei saa rajut panna kontrollima, kus te peate ise kontrollima, kas kõik on õige või valesti. Kui teemaplokk on täidetud, siis on oluline salvestada. Ja siin on 2 salvestamist, miks on 2? See must salvesta on lihtsalt selline jooksev salvestamine, et ta salvestab ära selle seisu, mis teil on tehtud. Te võite nüüd aruande kinni panna, järgmine päev lahti teha, edasi täita. Kõik see, mis te olete teinud, on salvestatud. Ja siin on kõrval ka näha, eks ole, siin seal vasakul paneelil töötajad läks kollaseks. Ehk siis see on pooleli. Ja ta ei ole veel valmis. Kui see plokk on teie meelest valmis, siis on see kollane salvesta, tähendab seda, et nii palju, kui raju on talle sinna sisse kirjutatud neid kontrolle, et ta teeks need kontrollid ära, kas tema jaoks praegu on kõik okei või ta leiab siit vigu. Nii et kui ma näiteks siit praegu ühe ära võtaks, ütlen, et kontrolli üle, siis ta ütleb, et see väli, nüüd on see, et ta toob see, mis mul enne oli, enne kui ära võtsime. Et see väli on kohustuslik, siin peab midagi olema. Nii et nüüd on siin 3 sees, kui ma nüüd uuesti ütlen salvestada kontrolli, siis ta leiab, et see on korras. Ehk siin on mingid asju, mida raju kontrollib jooksvalt, tühjaks ei tohi jääda, on teatud kohad, kus ta ka arvutust kontrollib, loogikat omavahel kontrollib, aga nagu ütlen, et 100% igasugust asju teie eest ta ei saa ära kontrollida. Nii, kui me nüüd salvestasime koos kontrollidega ja raju ei leidnud siit nagu enda kontrollide mõttes vigu, siis on näha, et siin vasakul paneelil läks enne oli kollane, nüüd on roheline. See plokk on täidetud. See ei tähenda, et ei või praegu seda uuesti minna muutma, te võite ka siin muuta neid andmeid, eks ole, et õige hoopis niimoodi on ja salvestada, eks ole, ta on jätkuvalt õige. Et te võite muudatusi teha nii kaua, kuni aruanne pole esitatud. Esitamine on see, mis nüüd paneb korraks kinni, et muuta enam ei saa. Nii. Ja kui nüüd minnaks ole vaatama oma töölaua peale, siis enne aruanne, mis oli avamata, on nüüd koostamisel. Me võime sellega nüüd edasi teha. Harukogud on nüüd asi, mida varem ei ole kooliraamatukogudel olnud ja mis nüüd on. On just nimelt sellega, et kus on nüüd need ühise juhtimise all koolid ja kus siis nagu need õppekogude raamatukogud oleks nagu selle koondi suhtes harukogu. Et kui õppekoht ise sisestab oma aruannet, siis temal endal ei ole harukogusid ehk neid struktuur allapoole. Aga kui me vaatame selle ühise juhtimisega kooli ühist aruannet, siis nendel võib siin olla, eks ole, et mul on siin see, ütleme see Maarjamaa, see need koolid, eks ole, sellel on 7 haru ehk 7 õppekohta, eks ole. Nii et temal tuleb number. Et enamus teil on siin 0. Teenindatavad, palju mul siin on, eks ole, palju nendest on lapsi ja palju mul siis kasutajaid on ja palju neist on lapsi. Need on sellised tavapärased nagu ikka, eks ole, ja palju mul on külastusi. Et lihtsalt järjest täidate ja siis lasete jälle ära kontrollida, eks ole, ja jälle, mida raju oskab kontrollida, ta kontrollib, kui on midagi, mida ta siis kas ei oska või veel ei oska, siis te peate nagu ise üle vaatama, et ikka adekvaatne õige oleks.
ja sama asi praegu siis selleks, et nüüd teha see kuni lõpetamiseni ära. Teeme endale elu lihtsamaks. Oli 100, tuli juurde 12, läks maha 12, lõpuks on ikka 100. Ühesõnaga, et mul on kõrval näha, et kõik 3 teemaplokki on rohelised, raju kontekstis nagu vigu ei ole. Tema nagu ei leia, et siit oleks vigu. Nüüd hetkel, kui ma siin testkeskkonnas lähen, et ärge pange siis siin segab tähele, siin praegu hetkel meil on tegevuslogi, et mis on aruandega juhtunud. Testis on meil praegu selle koha peal, nii et teil ei tule selle koha peale. Aga ühesõnaga see, mida teha vaja on esita aruanne. Ja kui aruanne on esitatud, siis ma lähen uuesti oma töölauale. Minu töölaual seda enam ei ole. Sest et esitatud tööaruanne, mina raamatukoguna ei pea sellega hetkel tegelema. Minu poolt on kõik tehtud. Kui ma lähen praegu nüüd peakasutaja, siis töölauale, siis on näha, et siis see Ardu kooli raamatukogu aruanne on nüüd minu töölaual, sest raamatukogu esitas ta ja mina saaks nüüd midagi sellega nüüd peale hakata. Ja mida siis see raamatukogu sellega peale hakkab, põhimõtteliselt on see, võtab kontrollimisele. Ma praegu rohkem siin aruandega sellega ei tegele, et on lihtsalt näha, et nüüd on ka see kontrollimisel. Kust kohast raamatukogu teab, mis tema aruandega toimub, kui ta ei näe seda oma töölaual, on lihtne koht. Ta läheb sinna, kus on aruanded, võtab lahti siis selle, ta näeb, et temal on praegu see aruanne, ta on kontrollimisel. Et see on see koht, kus siis ma näen, et mis mu aruandega tehakse, on ta kontrollimisel, on ta kinnitatud, kõik on korras, sest et tuletan jälle meelde, et siin töölaual näen ma seda, millega mina hetkel pean tegelema. Et see praegu, see vahe meil on. Nii. Aga meil oli ka siin üks teine aruanne kontrollimisel ehk Kolga kooli. Ehk siis siin ma olen juba öelnud, et see aruanne on mul kontrollimisel. Mul on võimalik vaadata. Raju pidas seda õigeks, et mul on 2 raamatukogu hoidjat, kellest üks on osakoormusega ja kokku on täidetud 3 töökohta. Ei ole võimalik. Ehk siis kontrollija paneb, ole hea, kontrolli, siin, mida iganes ta siis kirjutab. Paneb siia, et ole hea, vaata see üle. Ja samamoodi on ka siin see koht, et siin on pandud, et mul on kasutajaid on 100 ja kõik ja üks kool ütleb, et mul on teenindatavaid 1, ilmselgelt viga. Et siin on midagi valesti. Tõenäoliselt meil selliseid vigu ei teki aruannetes, aga praegu siin näitamiseks ma olen spetsiaalselt sisse pannud, et mul on lihtsam endal leida, et kuhu ma selle vea sisse kirjutasin. Ja samamoodi, siin ma ütleks, et siin on, mis iganes me siis nagu kirjutame siia, et on viga. Nii et siin oli vigu. Ma ei saa seda aruannet kinnitada. Ma saan teda praegu ainult tagasi lükata. Ja kui ma nüüd tagasi lükkasin, see oli Kolga kooli ja ta näitab seda roosana kõiki neid, kus oli mingid kommentaare ja kuna praegu igas ühes neis oli midagi, siis on nad kõik siin roosad. Ja kui ma nüüd lähen vaatan Kolga kooli raamatukoguna, siis tema nüüd näeb oma aruannet, et see on tagasi lükatud ja kui nüüd minna vaatama, et mis siis tal oli, siis ongi näha, et siin on mingisugune viga, võtan lahti, et ole hea kontrolli, ma vaatan üle, et 2 inimest, ühega see ei saa siin olla 3. Ma võtan tagasi töösse ja siis ühesõnaga parandan ära kõik see, mis mul siin korras oli. Jälle see testkeskkonnast tegevuslog jääb praegu väga segadusse, nii et vaadake sellest ümber, seda teil ei ole, seda pikka lohisevat.
Aga oletame, et ma siis, kui on 2 ja 1 on osakoormusega, siis no ma ei tea, 1,5 näiteks. Jälle, eks ole, et ma salvestan ära, aga teine asi, mis peab tegema ka nende märkuste puhul, mõne puhul on siin see, kus on küsimus. Ma raamatukoguna vastan, võib-olla oli mingi segadus, ma vastan ja mul viga ei ole tegelikult. Praegu, ütleme, siin tõesti oli viga, eks ole, siis mida raamatukogu peaks tegema, kui tema on omalt poolt teinud, ta märgib selle märkuse nagu lahendatuks. Tegi korda selle. Kuni ta seda märkust lahendatuks ei pane, ta jääb ikkagi roosa siia püsti, eks ole, et kui ma teen korda, panen lahendatuks, siis on see jälle uuesti korras, roheline, raamatukogu on selle ära lahendanud, korda teinud. Sama asi iga asjaga. Kõik need kommentaarid, mis siia aruande juurde pannakse ja need vastused, mis siia juurde pannakse, jäävad selle aruande juurde. Mis tähendab seda, et kui on mingisugune segane koht ja siis ühe aruande juures on sellel teemal siin küsimusi olnud ja vastut olnud, eks ole, et mis siis selle segase koha lahendus on. Ja kui tuleb järgmine aasta uuesti vaja aruannet teha ja siis on see, et ei mäleta. Oli mingi jama, ma mäletan sellega oli, aga mida me seal otsustasime, mis see lahendus oli, ei mäleta. Siis on võimalik võtta oma eelmise aasta aruanne lahti, vaadata neid küsimusi ja vastuseid, mis tuleb lihtsalt ise meelde, et okei, nüüd ma teen samamoodi, nagu ma siis tegin. Et sellepärast me ei ole nii, et kõik lahendatud asjad me kustutame ära, et see aruanne korras, me ikkagi nagu ajaloo mõttes jätame nad alles, et sellest on järgmistel aastatel võimalik õppida. Kui on raamatukogu aruande terviku kohta mingisuguseid kommentaare, siis selleks on siin kõige lõpus plokk lisad ja dokumendid. Põhimõtteliselt on lihtsalt see kommentaari koht siis see, mida siis lisada siia. Minu jaoks isegi ütleme see on, et kui on teada, et järgmisel aastal suletakse, järgmisel aastal liidetakse teise raamatukoguga, isegi see on niisugune hea panna, et see otseselt ei käi selle aasta aruande kohta, aga ta võib olla nagu ka abiks ka järgmise kohta, ka see võib siin olla. Kooli raamatukogud tõenäoliselt ei pane mingit ühtegi faili siia, see on rahva raamatukogudel tegevusaruannete, sisuliste aruannete jaoks, aga ta lihtsalt kuvatakse praegu kõikidele aruannete juurde. Nii et teie sellega midagi tegema ei pea. Nii. Ja kui nüüd vigu ei olnud ja ma saan kinnitada, eks ole, siis ongi siis see koht, kus ma nüüd ei mäleta, et ma nüüd lähen, ma panin omale kirja ka, et millise raamatukoguga ma jõudsin kuhugi maale ja nüüd kahjuks neid märkmeid ei ole. Nii aruanded, olles peakasutaja, näen ma neid kõike. Ehk siis ongi siis see, eks ole, et kinnitatud on see, mis on siis see roheline korras. Ehk siis, kui ma proovin siin praegu staatused avamata, need oleks ole neid enamus kooli raamatukogusi, mida ma siin testiks tegin, ma neid kõike ükshaaval ei avanud, siis nagu ma ütlesin, eks ole, järgmine on see, et raamatukogu parasjagu sisestab Aruküla põhikooli omal, ta praegu on tegemas seda. Koostamisest järgmine oli esitatud, Aste põhikool oli praegu esitatud. Pärast esitamist läks ta kontrollimisele, Ardu kooli aruanne on kontrollimisel. Kontrollitud, mul praegu ühtegi ei ole selle näitega. Küll aga mul oli seda, eks ole, et kes oli tagasi lükatud, Audru oli tagasi lükatud, parandamisel Kolga on parandamisel ja kinnitatud on praegu kõik need aruanded, mis vanast baasist sai üle toodud, nii et siin ei ole mitte üksikud näited kooliraamatukogudest, vaid kõik see tuleb siin. Ja nagu ma ütlesin, et kui ma tahaksin näha oma varasemaid aruandeid, oletame, et see samane Kolga
kolga, siin on erinevad kolgad, eks, kolga jaanid, siis on see koht. Ehk siis mulle näidatakse 1. jaanuarist 24 kuni 31. detsembri 25, ehk siis jooksev täisaasta ja eelmine on see, mida siin nagu vaikimisi kogu aeg näidatakse. Kui ma tahan varasemaid, siis ma pean lihtsalt muutma siin ära. Kui ma klikkan siin siis aasta arvu peal, siis ma saan liikuda mööda aastaid. Ma tahan 2014. Järgmisel ta küsib, et, et mis kuupäevast 2014 alates, ma panen siin, et 1. jaanuarist. Ja siis ma näen Kolga kooli aruanne aastal 2000, nüüd siin see õppeaasta järgi, eks ole, 14-15. Kolga kooli raamatukogu aruanne 15-16, Kolga 16-17. Et nad on kõik siin olemas. Lihtsalt ütleme, et vaikimisi kuvatakse 2 viimast aastat. Et siis muidu jääb mulje, et aga kus mul need teised on ja miks ma neid ei näe. Et te peate ise lihtsalt siin neid aastaid vahetama. Nii, nüüd sai siin läbi käidud nii see töölaud, raamatukogud, aruanded kui ka juhendid. Need ongi need põhilised, millega te siin alustate. Ja siis päringutest kasutajatest nendega teine kord, et praegu sellesse ei lähe. Nii. See oli nüüd sellest haldusliidesest, kas praegu on küsimusi? Hetkel ei paista. Siis on viimased mõned slaidid. Küsimusi on chatis päris mitu. Ma kahjuks, kui ma jagan praegu, siis ma ei näe seda. Siis ma teen praegu niimoodi, et ma näitan veel lõpuni ja siis võtan selle chati korra lahti. Mida ma tahtsin näidata nüüd on siis see slaid, kus on kirjas ka nüüd see aadress, kuhu te siis hakkate nüüd minema. Ehk siis haldusliidese aadress on haldus.raju.mirko.ee. Miks Mirko? Selle all on meil kõik üleriigilised teenused, nii et Raju kui üleriigiline teenus on raju.mirko.ee. Meie plaan on praegu see, et me hetkel veel kogume neid andmeid kooli raamatukogudelt, et kasutajakontosid hakata tegema. Plaan on hakata tegema neid 25. augustist, nii et õige pea. Ja nii nagu me kedagi siis kasutajaks lisame, see inimene saab meili selle kohta, et tule nüüd logi sisse, vii registreerimine lõpuni, nii nagu me rääkisime, tegime. 8. septembrist saab hakata sisestama aruandeid, nii et mitte enne seda me vaatasime üle, kuidas seal see eeltöö on ja kui aktiivselt meil praegu neid kooliraamatukogud oma kontakte annavad, et meil läheks natuke liiga hektiliseks see 1. september ja kooliaasta algus me arvasime, et ei ole probleeme, kui me alustame 8. septembril. Ja siis 10. oktoober on siis tähtaeg. Avalik liides. Kuna meil nüüd jälle samamoodi, me plaanisime seda suhteliselt kohe ka avada, aga kui ma vaatasin seda eelmise statistikabaasist andmete ületoomist, sest eelmine baas ei olnud avalik ja seal ei olnud väga aktiivne see, et kui õiged need andmed seal on. Et andmed sai küll üle tuua, aga seal on nagu ridamisi nagu vigu ja ma arvan, et me ei tahtnud panna avalikult välja sellisena, et me ikkagi jätame selle aja, et number 1 praegu kooliraamatukogud saavad keskkonda sisse, nad vaatavad oma raamatukogu andmed ka üle, et seal need andmed oleks õiged. Siis oktoobri teises pooles me kuulutame samasuguse andmekorje rahvaraamatukogudele ja teaduse erialaraamatukogudele, et hakata ka nendel tegema kontosid ja nemad saavad oma raamatukogu andmeid üle vaadata. Ja ütleme, meie plaani järgi kusagil oktoobri lõpp, novembri algul võiks olla see, kui me läheme ka avalikuga nagu välja. Et jätaks natuke aega raamatukogudele oma andmeid üle vaadata, et muidugi kui ikka nagu väga valed andmed, siis ei ole õige ja hea. Ja loomulikult siis ka ütleme rahva ja teadus erialaraamatukogudele selline tutvustus, koolitusring tuleb ka
seal siis täpsemalt me ei oska öelda, kuhu manti, no tõenäoliselt kusagile oleks hea kusagil novembrisse, et ta detsembrisse jääks ja nemad siis alustavad oma aruannetega jaanuaris. Nii, ja lihtsalt korraks ekraani pilt, milline siis meie avalik keskkond, esimene pilt, kui ma sinna jõuan, välja näeb enam-vähem. On lihtsalt see, et kus meil on võimalik tutvuda Eesti raamatukogudega. Meil on siin ka kaart, saan ka mööda kaarti minna, kus on üks või teine raamatukogu. Statistikablokk on see, kus ma saan teha päringuid, kes iganes siis tunneb huvi raamatukogude ja nende tegevuse kohta, seal saab päringuid teha. Aruanded on blokk, kus me paneme välja sellised nagu valmis mingisuguseid kokkuvõtteid, uuringuid, aruandeid, kus ma nagu ei tee päringut, vaid lähen vaatama valmis asja. Ja registrid on siis see koht, kus me ka nüüd avaliku poole peale näitame seda meie ISIL-i koodide registrit ja neid teisi registreid. Teised on selles mõttes, et meile nagu kohalikud hea, et me raamatukogudena ka saame teada, et kes kasutab mis koodi, mis raamatukogus on, aga ütleme, ISIL-i registri väljapanek on juba selle standardi enda kohustus, et kui me seda ISIL-it kasutame, siis me peame välja panema ISIL-i registri, et siis kõik kasutavad näevad ja ka rahvusvaheliselt on ta siis kasutatav ja nähtav. Sisestumiseks raamatukogudele keskkond on meil eesti keeles, avalik pool tuleb nii inglise keeles kui eesti keeles mõlemas. Ja siis, kui nüüd siis meie enda kodulehel, kus on see raamatukogude blokk, eks ole, siis kuhu me paneme üles selle salvestuse, kõigile ei jõua ükshaaval öelda, kus ta on, et siis siinsamas juhendmaterjalide all, kui seal allapoole kerida, siis on seal infotundide blokk või infotundide rubriik ja sinna tuleb ka siis see tänane tutvustus ja nii slaidid kui ka siis salvestused, saab seda vaadata. Ja kui on küsimused, siis nagu ma ütlesin, et kui on üldised, meil on seal veebivorm, see raju andmel saab küsida, eks ole, raju aadressil, aruannete menetluse küsimused on aruannete enda juures, nii et neid suhtluse kohti on seal nagu mitmeid. Aga see, et tagasi lükkamisest kiri tuleb väga hea. See peab kindlasti olema, see on loogiline töövoos, et ta peab olema. Nii, nüüd ma lõpetan jagamise selleks, et ma nüüd näeks, kes midagi siia nüüd küsimusse pani. Kas telefoninumber on ühes jorus? Hetkel ta on. Aga see meie nagu selles nimekirjas, tööde nimekirjas on juba kirjas, et ta peab muutuma selleks, et ta rütm tekib. Samamoodi, kui te aruandesse numbreid kirjutate, te kirjutate neid järjest, tühikut ei pane vahele, seda, et ta seda rühmitaks, see peab tulema. Nii et need mõlemad peavad tulema, aga neid ei ole hetkel. Nii. Siis on praegu see, et ebaloogiline sõnastus, piisaks märkida struktuuri üksusi pole. Riin, kuuled, ja see on natuke siuke emotsionaalne. Ma saan aru, et te kirjutate siis teisele lihtsalt taha, et tal on struktuuri üksused, eks ole, siis tuleb loogika tegelikult välja. See on niimoodi esimese emotsiooni pealt küsitud küsimus. Ja vabandust. Ja, just. Seda küll. Nii. Tagasilükkamise kohta post, ja. Nii, on ju ka kool, lasteaiad, kas lasteaia lapsed lähevad õpilaste hulka? Jällegi ma vaatasin natukene, sa küsid õpilaste arv on see, mis on kooli õpilaste arv ja kasutajad tulevad hiljem, eks ole? On niimoodi, jah? Seal on jah, selles mõttes, et see, kus on nagu kooli raamatukogu aruandes teenindatavad, siis seal küsitakse õpilaste arvu, et ükskõik esimesest klassist gümnaasiumi lõpuni on kõik õpilased. Hiljem, kui on laenutused, siis seal küsitakse laste arvu
ja seal on esimesed 9 klassi, see tähendab gümnaasiumid ei ole enam nagu lapsed selles tabelis. Lapsed on ju, vaatab, nii palju on tõesti ju neid kool-lasteaed, mis on ametlikult kool-lasteaed ja kui seal on korralik põhikoguga raamatukogu, no me ei saa neid pisikesi ignoreerida, nende andmeid, eks ole. Lihtsalt lähevad sinna, et võib-olla seal peakski kohe mingi erisus olema, et inimesed ikkagi teaksid, et kui neil on, et kõik lähevad ju kirja. Või loeb õpetaja laps seal pisike, eks ole, või laps, eks ole. Ma panin selle endaks kirja, et ma sinna juhendisse, seal seda momenti praegu ei ole näitena, et ma paneks selle ka juurde sinna. Teenindusüksus. Jah, selles mõttes küll, et meil on seal praegu harukogud ja teeninduspunktid. Me võime küll panna sinna selle teksti, et see on teenindusüksused kokku. Võib küll olla. Kuna see on puhtalt tekst, mida kasutada, et siis 100 saame ise muuta. Laps kuni 16, jah, praeguse reegli järgi meil statistika standardis lapsena me kirjutame kuni 16 kaasa arvatud. Kuigi nagu Kristina ega vale ei ole öelda, et laps on kuni 18. Jah, juriidiliselt küll, aga meie see statistikas on see kuni 16 kaasa arvatud. Nii. Kas? Okei. No iseenesest see, kui vana miski asi on, et vanasti oli kooliraamatukogudel see nagu klasside kaupa, et esimesed 9 olid need lapsed ja rahvaraamatud oli vanuse järgi, et siis kuni 16 kaasvatud olid lapsed. Me oleme liikumas sinna maale, et mis tahes siis raamatukogu tüüp, kui ta peab kirjutama midagi laste kohta, siis see tuleks vanusest. Et see ei oleks nagu klassikomplekti kaupa, vaid vanuse järgi. Aga ma ei ole päris kindel, kas me nüüd selle aasta septembrist seda nüüd tõenäoliselt peab üle vaatama, et kas raamatukogudel on kirjas andmed, millest vanus kätte saada ja siis me saame ka ümber vahetada seda, et panna see vanus. Kristina. Ja, kuna meil siin läks nagu vestluseks omavahel, nagu sa näed, eks ole, siis selle vanuse kohta seal võiks olla võib-olla kas või mingi märge, et laps või lapsed, eks ole, ja seal taga võiks olla see märge, et kuni miski aasta, kuni 16, siis meil on kõigil ka uutel tulijatel või vahetuvatel isikutel on täpselt teada, kes on laps ja kes enam ei ole, mismoodi me arvestame. Just, see on selle välja sükene abitekstis olemas, et kuidas on üks või teine. Teil on tuld ka tarvis sinna. Nii. Nii et mulle tundub, et meil on suuresti küsimused läbi käinud, nii et tänan aktiivse vaesusest Külli ja Kristina, et siin on mõned teised ka, aga Külli ja Kristina nagu aktiivselt küsinud. Eha, sul on küsimus? Jah, minul on ikkagi küsimus selle kohta, et kui on kooli ja rahvaraamatukogu ühinenud ja kui nüüd töötaja meie koosseisus ja ta tegeleb ka õpikutega, siis kui nüüd kooliraamatukogu hoidja hakkab kõike neid oma teemablokke seal aruandes täitma, siis ju tekib topelt statistika, sest tema on ju meie koosseisus, juba koosseisu koha pealt, eks ju, ta on meie koosseisus, me ei saa teda eirata ja samamoodi kõik kasutamine. Ainukene asi tegelikult, mida tema saaks panna, oleks ju õpikute kogu. Aga nagu ma saan aru, need plokid peavad ju kõik täidetud ja salvestatud talle olema. Aga samas see on ju nagu meie raamatukogu töö ja meie ei pane õpikuid, aga sama kasutamine ju ja kõik see muu töö. Seal aruande juures me oleme pannud see, kus me võime terve ploki kohta panna, et seda ei kasutata. Nii et see võimalus iseenesest on, aga ütleme, et selle kool pluss rahva, me peame sinna juhendisse natukene lähemalt seda lahti kirjutama, et lihtsam on vastata olukorras, kui rahvaraamatukogu haldab ainult seda põhikogu poolt ja kõik, mis õpikutega toimub, on koolis.
siis on lihtne, siis ongi see, eks ole, et rahvaraamatukogul oma aruanne kogu selle ulatuses, mis tema teeb ja kool teeb ainult siis selle aruanne, mis on õpikute kogu kohta. See, mida sina kirjutasid, on natukene keerulisem selles mõttes, et rahvaraamatukogu teeb kõike kooli eest. Ma saan aru ka kõike õpikutega, on ju. Et selles mõttes praegu kõige lihtsam on see, et kõik need andmed istuvadki rahvaraamatukogu aruandes ja koolil ei ole ühtegi aruannet. Aga see tähendaks meie mõttes, et koolil tõesti polegi raamatukogu. Nii et ma natukene panen selle, et see oleks paremini ja selgemini kirjas, kuidas siis käituda. Kindel reegel on see, et andmed ei tohi minna topelt. Nii, esimesena oli Tatjana. Lükka omal mikrofon ka sisse, kui sa räägid, me praegu ei kuule. Nüüd sa vaid uuesti mikrofoni kinni, tee uuesti lahti. Nii, küsi nüüd. Me siin teid kuule, Tatjana. Kuniks Tatjana tegeleb seal oma tehnilise poole peal, Stiina, sul oli ka käsi. Ei, ma tahtsin kommenteerida just seda olukorda, kus nagu raamatukogu tegeleb kõigega, siis seal on ju teema selles, et õpikud tulevad niikuinii kooli eelarvest. Et vähemalt see osa peaks nagu, see õpiku kogu osa kuulub ikkagi koolile. Seda ei maksa ju rahvaraamatukogu oma rahadest kinni. Et jah, tal võib-olla ei ole mingeid üritusi ja sellist asja, aga õpikukogu ja õpikukogu laenutamine peaks tegelikult olema kooliraamatukogu osa sel juhul ikkagi. Aga kas ma küsin siin vahele, aga õpikukogu tegelikult läheb ju laenutustes arvest ainult põhikogu kasutamine, eks ole, õpikukogu jääb ju oma ette, lihtsalt antakse ta suur. Seda me oleme arutanud mitu korda. Tegelikult peaks kooliraamatukogus kirja minema ka õpikukogu laenutamine. Aga seni ei ole ju läinud, kui ausalt aruannet teha. Seni ei ole läinud, eks ole, kuigi neid õpikuid laenutatakse, need andmed on tegelikult olemas, neid ei ole saanud kirja panna. Ja see on üks asi, mida me tahame ka praegu nüüd Rajus teha, et ma saaksin nad mõlemad kirja panna. Mitte nii, et ma liidan kohe kokku, vaid mul on 2 eraldi numbrit, et kus mul on vaja panna ainult põhikogu andmeid, siis mul on mõlemas, kus mul on vaja neid kokku liita, ma saan kokku liita. Et see on see, mida me tahaksime öelda, et seda nagu paljud koolid on öelnud, eks ole, et mul on nii palju tööd ja laenutusi ja selle õpikutega, sest mitte kuhugi kirja panna pole. Et pigem me tahaks panna, et on võimalik kirja panna. Sest praegu me teeme teiega ju meeletu töö iga aasta, 2 korda aastas, 1 kord välja andes, teine kord tagasi võttes ja kirja me seda kuhugi ei pane ja seda kuskil ei peegeldata. Tegelikult see ei ole nii. Meil küll pannakse kirja. See pannakse just rahvaraamatukogu töö kirja, sest see inimene on meie koosseisus ja see näitab meie asutuse tööd. Aga need ei ole teie õpikud. See ei loe, aga me tegeleme laenutamisega. Kogu ei lähe muidugi kirja. Õpikud ei lähe kirja. Seda ma ei ütle koguna, aga kasutamine läheb. Aga kui mina kõrvalraamatukogu asju välja annan, siis ma ei saa ju seda kirja panna. Kuidas ei saa, kui see inimene on meie koosseisus? Inimene on selle asutuse koosseisus ja see statistika peegeldab selle asutuse tööd. Mul on küsimus, mis raamatukogu süsteemis see praegu on, Urram või Riks? Raasikul on Urram. Et põhimõtteliselt, eks ole, ju see õpikute kogu on seal süsteemis kui eraldi nagu koguna. Eraldi osakonnana. Ta ei ole lihtsalt üks raamatut, õpikud on nagu omaette plokk, eks ole. Mis tähendab selles mõttes, et statistikat kätte saada on laenutuste kohta, on täitsa olemas, et kui palju oli õpikute kogu laenutusi ja palju on muid laenutusi, palju kõik kokku oli. Et selles mõttes ei ole nagu probleemi. Nii et aga ütleme kõik need muudatused või asjad, et nendest veel kirjutame lähemalt ja kui hakata kirjutama, siis on seal juhid juures ja meil on raamatukogude töörühmal küsimusi olnud, kus me tahame mingisuguseid muudatusi sisse viia, aga need ei ole kõik see, mis nüüd kohe. Need on asjad, mida tõenäoliselt toome raamatukogu süsteemiga rääkida, et kas need andmeid kogutakse ja kuidas kogutakse ja millal siis hakkavad need andmed tulema. Nii et praegu sellesse aruandesse ikkagi ütleme,
on üksikuid asju, mis praegu lisandub. See harukogude asi, mis sai rääkida, eks ole. Ja seal vahendite juures on ka praegu, ütleme niisugune üks asi vaja juurde tuua, mis teil on andnud kõik olemas, lihtsalt seda pole numbrit välja kirjutatud. Nii et põhimõtteliselt põhistruktuuris on aruanne kõik need, mis on varemgi olnud. Nii et ja ma tean ka neid koole, kus ütleb, eks ole, et või mitte koole, vaid kus mul on see, et aga mul ei ole siin, et kas ta on raamat või õpik, mul on nad kõik üks raamatud, eks ole. Nii et ma usun, et ka neid, kus ka kõik õpikud on varemgi olnud põhikogu sees, mitte eraldi, seega ka kõik laenud on juba kirja läinud, tegelikult ka seda on. Et täna siis toome? Või toon homme? Teine küsimus. Nii, nüüd me oleme selle oma arvatud 1,5 tundi täis rääkinud, natukene ülegi. Taivi, sul oli küsimus. Ma tahtsin natuke kommenteerida seda, et tegelikult on need õpikute jagamine ja kokkukorjamine tohutu suur töö ja kui me vaatame, et mis see statistika on, kas ta näitab raamatukogu hoida tööd, siis sellest seisukohast ta peaks olema seal esitatud. Teine asi, kui me statistikat vaatame seda laste lugemise koha pealt, siis koolides on tihtipeale ka nii, et kui lapsed tulevad ja võtavad ise raamatud, aga teinekord tuleb õpetaja ja võtab, ütleme, ruttu klassitäie juturaamatuid ja annab lastele ja toob pärast tagasi. Tegelikult on see laste lugemine, aga programmis, kus ta ju, kui ma panen õpetaja nimele, kajastub ta ju tegelikult täiskasvanud nime all. Ja samamoodi on ka see asi, et koolides on kui sul on 25 last korraga raamatukogus ja nad kõik loevad midagi ja sa ise tegeled, ei saa me jagada neid kohalkasutusi, neid asju, nad tulevad, loevad, nad on kogu aeg seal, et see asi on ka just natuke, et tekib küsimus, kuhu siis seda panna või saagi panna. Ma lihtsalt tahtsin kommenteerida neid asju. Väga hea. Ja Marve, sul oli ka käsi. Sul on mikrofon kinni, kui sa praegu räägid. Küsimus, kas on mikrofon kinni või ei ole enam arvuti taga praegu kohe? Tatjana, kas sinul on vahepeal saanud korda, et saaks mikrofoni sisse ja küsimus? Tundub praegu, et ei Marvelt ega Tatjanalt ei tule, et saab alati ka küsida kirjalikult, saatke ja siis saab vastata eraldi. Nii et, aga üldiselt jah, see on tore, kuidas siin see arutelu on läima käinud ja ka siis statistika ongi suur vale. Eks ta nii olenevalt, kui õiged ja mitte ma ei taha nüüd öelda, et inimene meelega midagi valesti teeb, eks ole, et ei, alati olukorrad võivad olla sellised, kus ei olegi võimalik lõpuni seda õiget joont ajada ja ongi statistika. Me püüame, et oleks nii palju kui võimalik selge, arusaadav ja läbipaistev. Aga mingi aga on alati juures. Et üritame, et see aga oleks võimalikult väike. Tegelikult õige tsitaat on, et on suur vale, väike vale ja statistika. Keegi pole öelnud, et statistika on suur vale. Jah, just. Ta moodustab omaette klassi. Nii, aga Marve juba kirjutas, et ta kirjutab ja küsib hiljem juurde, et Tatjana samamoodi võib siis kirjutada, et mina praegu tänan teid, et te saite siin olla ja kohe pikalt olla. Ja ma ei tea küll, kuhu ma arvan, et ma ei saa eraldi kuidagi teavitada, et nüüd on salvestus üleval, pigem te võiks anda siin paar päeva, kuni see salvestuse fail tekib ja me ta üles saame, et see fail on kindlasti meil esmaspäevaks üleval. Mis kell reedel ta võib jõuda, ei oska öelda. Esmaspäevaks kindlasti on ta üleval seal meil Rahvusraamatukogu kodulehelt saab vaadata.
Nii, ja jätkuvalt, kui te siis ka pärast vaatate neid slaide või asju ja küsimusi on, kirjutage, andke teada ja valmistume ette siis selleks aruannete sisestamiseks. Marve võib nüüd rääkida korra. Marve, väga hea, räägi. Mul on selline küsimus, et mina töötan nagu vallaraamatukogus ja tegelen õpikutega ka. Aga et ma ei ole üldse nagu kooli palgal. Et kus on see koosseisude koht, et mis ma sinna märgin? Tegelikult ju raamatukogu hoidjad koolis ei ole. Meil on neid mõningad teisigi koole, kus on niisugune keeruline olukord, et kus ta ei saa nagu sinna ühtegi koosseisu otseselt kirja panna. Ja siis jääbki nagu, et nagu ei olegi inimesi. Et on olemas kogud ja on olemas mingid tegevused toimuvad, aga nagu ei ole nagu inimest. Et mingid head lahendust siin nagu tuua, et ei ole selles mõttes, et nii ta on. Panna kirja, et mul on raamatukogus inimene, kes tegutseb ja koosseis on 0, see on veel imelikum. Et tõenäoliselt siis sellel raamatukogul jääbki töötajad jäävad 0 ja sel juhul oleks hea sinna samasse aruande alla kommentaari lisada, et raamatukoguga tegeleb selle valla raamatukogu hoidja näiteks. Seda ma olen seni teinudki. Just täpselt, et sama liin jätkub. Selge. Ja. Nii. Aitäh teile ja uuesti kirjutage ja andke teada, kui on küsimusi ja kui te teate veel kedagi, kes on koolides, kui te räägite statistikast ja rajust ja kes pole kuulnudki, et ta peaks midagi kuhugi andmed esitama, et jagage seda teadmist. Mis meil on plaanis on see, et kui me nüüd kõik kontod loome, kes meile on andmed esitanud, siis meil tekib nimekiri nendest, keda ei ole, siis järelikult nemad saavad uuesti meeldetuletuse, et palun andke oma andmed, keda me siia peame juurde lisama, et kõik koolid peavad ikkagi saama sisse oma selle halduri. Nii, aitäh ja nüüd on juba peaaegu võiks öelda, et head õhtut. Tööpäev varsti läbi. Kõike head! Head aega!